asjalikud rääkijad. Asjalikud rääkijad, okei jääb. See on hea. Pimeduses. Taskuappa meid. Aga vanavis pole. Siis me ei olnud. Me olime mis varem olnud. Aga no meil on see alternatiiv olemas, helista talle. Kas vaata... Või kirjuta talle nagu sõnum või? Su hinge õhkaur. Oh, hei, ta kirjutab Anna-Mees kirjutab. Let's go. Teeme intro tema koos. Mul üks toimetus vaja ära teha. Kui kaua oma? 2-tunnine toimetus. Mingi, okei. 5 minut. Sobib. Okei. No siis me teeme introt visti. podcast. Meil on küsimusi, meil on Mäng. ja eks me niisama jutustame veel, vaatame, mis siin toimub ja aga nalja saab täna väga palju. Kus lauda viina panid? Tühi. Oh, ma lihtsalt mikri jalaga. Me filmime kaamera äppi praegu. Kuna me ei viitsi. Oota, aga siis see asi jääb ju peale. Praegu jääb, jah. Vaata, mis mul peal lõi siia. aga Hakka. Mine, kurat, ema. 15 minutes later. Tere. Halloo, te olete viltu. Ma pean ka panema niimoodi läpaka, vaata. Ei. Meil on telefoniga. Tere. Sul on lahevad prillid. Tere, poisid. Kuidas läheb? Meil läheb väga hästi. Väga hea. Saime teiega podcasti teha. See on väga oluline asi meie jaoks. Teeme. Teeme ära, Anne. Teeme ära, jah. Teeme ära, Anne. Ma hoian. Nii. Nüüd näeb, jah. Juu. Nüüd näen, jah. Väga hea. Et siis, jah. Et tere. Tere. Häid jõule ja Tere, kurat. häid põhja. Et häid tulevaid jõule ja et meil on siis küsimusi ka teile, jah. Okei. Head vana aasta lõppu teile. Ja teile ka. Kus te pesitsete? Me oleme ühes treileris praegu. Treileris? Jah. Me mõtlesime, et teeme selle filmimiskohaks selle praegu endale. See on päris kõne koht. Väga äge. Teil oma siuke nagu garaaž on olemas. Jah. Noh, Aga alustame sellega, et milline multikas on teie lemmik? mida teised Mulle meeldib South Park. South Park meeldib mulle. Jah. Et lapsepõlves nagu see kasvasin üles nagu seda vaadates või niimoodi. Et see South Park on lemmik. Ja mulle ka South Park meeldib. Väga palju pole vaatanud, aga naljakas on küll. Seal on nii palju hooaegasid ka, et see on mingi 20 hooaja vist. Ma olen viimaseid olen vaadanud, aga ma vaatasin neid, kus kohas see Cartman käid, see on Anal Probe ja ma olen nii vana. Et siis need tuli telekast, kui ma väike olin. Jah, aga milline teie enda tehtud vanamehe multikas on teie lemmik? Mulle meeldib seda viimane võib-olla praegu, et üldiselt on ikka see, mis see viimasena teed, see on nagu kõige värskem või siuksem või niimoodi. Hetkel ma ütleks, et viimane, aga... Seal on teisi ka häid, kurat. Ja kui uus tuleb, siis on jälle viimane, jah? Põhimõtteliselt, jah. Ja. Aga millist on teile kõige rohkem teha meeldinud? Viimast. Ma ei tea, tegelikult seda täispika filmi oli ka, kõik osasid on omamoodi nagu lahe teha, et alguses me tegime niimoodi, et me tegime kusagil koolis ja niimoodi põlve otsas ja seda täispika filmi tegime niimoodi, et meil oli suur stuudio ja palju nagu meeskond oli suur ja iga selle osa tegemise juures on midagi ägedat olnud. Aga selle viimase tegemise juures oli hea, et meil stuudios suri mingi rott kusagile seina vahel ära ja siis see operaator oli, kes on stuudio omanik. Seda pole mõtet otsida, vaata, et see mädaneb ära. See oli mingi 3 kuud oli niimoodi, et iga kord, kui panid radikad sisse, et soe oleks, siis see rotti jais hakkas tulema vaikselt. See oli päris rõve. Te tegite viimati selle, rääkides filmidest Vanamees ja Põrsuis.
ja vaatasin ise ka, et päris naljakas oli, et tuleb varsti välja on ju Vanamees ilma Põrsaussita film. See tuleb aastavahetusel välja ja Jah. Mis seal oleks? Täiesti uus elamus, täiesti uus kogemus. On täiesti erinev Vanamees ja Põrsauss. ei, see on lihtsalt siuke versioon, kus kohas põrsaussi ei ole. Sellepärast, et mingid osad inimesed läksid mingi mega triggered sellest, mingi Varro üle ei tohi nalja teha. Seda ma nägin. Ja siis põhimõtteliselt, et nagu ühesõnaga me hakkasime seal vaidlema omavahel ja siis mõtlesime, et sitta kah, et nagu võtame selle põrsaussi nagu ära, et muidu ei oleks saanud sinna eetrisse panna seda. Aga kas te üldse mõtlesite põrsaussi käestada Varro Vooglaidina või? Kusjuures nagu see tuli täiesti nagu lambist. Meil tegelikult oli idee oli see, et meil filmis oli siuke tegelane nagu põrsauss nagu ja siis me hakkasime seda tegema ja siis oli see, et aga milline ta välja näeb. Nagu, et okei, tegime mingi ühtemoodi, teistmoodi võib-olla. Ja siis kellelgi tuli mingi lambist, et teeme nagu Varro Vooglaid, tal on mingi naljakas nägu. Et see oli olnud, ma ei mõelnud seda nagu nii väga läbi. Ma ise ka eriti ei aru, et see Varro Vooglaidi moodi oleks olnud. Ei, lõpuks me ikkagi tegime nagu, las ole siis tema moodi, tegime veits tema puudutasime mingeid asju, mis tema vist mingi seal seletab või, ma ei tea. Aga see ei olnud nagu, see oli nagu loll nali. Ärge võtke tõsiselt, kurat. Jah. Aga kust tuli teil idee seda Vanamehe multikat luua? See idee tuli põhimõtteliselt, et Peetriga hakkasime koos koolis nagu tegema seda multikat, et Peeter juba rääkis hästi kaua aega tagasi mingi jauras nagu vana mees, mingi, kas sa tahad palgatõusu, mingi ütles siukseid asju ja siis ta ütles mulle ka, et kuule, sa võiks ka mingi räägi vanamehe häälega. Siis ta mingi aasta aega umbes kogu aeg suitsunurgast tuli, et tee vanamehe häält. Ja siis ma alguses mõtlesin, et ta on puudega või midagi. Aga ei tegelikult jah, et nagu saime headeks sõpradeks, siis hakkasin tegema seda Vanamehelt. Siis hakkasin mingeid lolle lugusid rääkima selle Vanamehega ja siis Peeter, ühesõnaga pidime tegema Nuku filmikoolis ja siis Peetriga koos tegime selle esimese osa ja niimoodi see alguse saigi. Kas te mäletate, kui vanad olite selle esimese osa tegemisel? Praegu on 2022 oli ju. Ma tegin 2011, see oli siis 11 aastat tagasi. Ma olen praegu 36 minus 11, ma olin 25 aastane. Jah, selge. Vist. Ordine. Päris pikka aega tagasi. 25. See oli oma jagu aega tagasi, jah. Kunagi tuli välja ka see Vanamehe mäng, on ju. Kas on plaanis ka teha Vanamehe arvutimäng? Kusjuures me oleme teinud juba nagu, et me oleme mitu korda alustanud seda, aga millegipärast see Vanamehe arvutimäng või siuke äpp on nagu mingi neetud asi, et alati jõuab mingi maani ja siis kuidagi vajub ära. Et meil on isegi üks siuke Tekkeni taoline nagu mingi fighter on, kus sa saad mängida vanamehena ja naabrimehena ja mingi löögi 3D-s näeb juba lahe välja, aga ma ei tea, miks nagu midagi nagu, ühesõnaga, iga kord on see, et peaksime selle mängu lõpuni tegema, siis kõik on nagu mingi siuke. Ja kunagi teeme. Et kui teate kedagi, kes viitsiks teha, siis andke meile märku. Sa programmeerid vits? Ma õpin. Ta õpib, võib-olla ta kunagi siis teeb. Väga hea. Sina teed, otsustatud. Jah, aga idee tundub väga hea. Minu arust. Thanks, jah. Kaua võttis aega Vanamehe filmi, see nimi Vanamehe filmi ja siis selle Vanamees ja Põrsaussi tegemine. Vanamees, sa mõtled seda täispika filmi ja kui palju see aega võttis. Täispika filmi me tegime niimoodi, et umbes 2 aastat kokku niimoodi, et aasta aega nagu enam mingi mõtlesime seda lugu ja siis aasta aega nagu filmisime. Aga seda Põrsaussi nagu äkki mingi aasta aega umbes niimoodi, natuke vähem. Okei. Mis on teil tulevikus plaanis teha Vanamehe multikaga? Juua lihtsalt, kurat, ilutulestikku lasta juua, kurat, lähitulevikus plaanis. Ja siis ma ei tea mingi filmi. Vanamehega meil on paar plaani, aga ma isegi midagi, ütleme niimoodi, et midagi, kui kõik läheb hästi, siis järgmisel või ühesõnaga midagi te kuulete, et me natuke üritame nagu teistsuguseid, mitte ainult filmimaailmas nagu midagi teha,
et üks idee on, aga ma ei saa seda päris kõva häälega välja öelda, muidu ma sõnun ära. Aga minu rohkem isiklikum küsimus, et ma ei tea, kui te mõnele küsimusele vastasite ei pea, aga et kas te tegelete peale Vanamehe multikaga ka millegagi veel? Jaa, ikka jah, et ma nagu olengi nagu animaator, nagu selle tööalaselt, et ma õppisin animatsiooni koolis ja tegelikult nagu enamus põhitöö, mis mul ongi nagu siuke nagu mingi animaatori töö või niimoodi animeerime ja siis ma teen praegu ühte teist filmi ka, mis on Andrus Kivirähu ühe jutu põhjal üks film, mis tuleb veebruaris välja. Kõik minge vaatama, kes seda podcasti vaatavad. Ja mingi kindlasti vaatame, see on just Kaka ja Kevad ja teised lood on selle treilerid. See tuleb Kaka ja Kevad, see on kena raamat. See on nagu noorematele, ütleme niimoodi, et see on nagu lastefilm, et see ei tule päris siuke nagu vanamees, aga minu meelest on ikka päris lahe. Rääkides, et te koolis õppisite animatsiooni, et mis koolis seda õppisite? Eesti Kunstiakadeemias. Selge. Estonski Art Academy. Aga tegelikult saab YouTube'is ka õppida. Jah, seda küll. Tänapäeval küll. Jah, tänapäeval peab kõik YouTube'i. Kas kunagi on veel tulemas neid lühivideoid YouTube'i? Ikka on, kindlasti on, ma arvan. Ma arvan, kunagi kindlasti on, jah. Aga jah. Mis teil järgmisena plaanis oleks, et lühiidee nagu väiksem? Mul üks lühiidee, mis mul oli see, et seal Vanamehe koomiksis, mille Ottomar tegi, oli üks jumala lahe lugu, kus kohas ta mingi sellel tulnukal mingi tilli ära tõmbas, et ta võitles kusagil laudas mingite tulnukatega, kes lasi pumppüssiga neile mingeid aukusid sisse. Et see oli nii nagu päris lahe, et ma mõtlesin, et sellest oleks päris lahe teha nagu mingi lühike nagu tulnukatega, kus kohas ta nagu mingi kärbikuga, mingi action nagu. Ja see tundub kõne idee. Aga nüüd meil oli mäng ka plaanis, et Järv koostas, et Vanamehe karakterite mäng selline. Enne ma küsin veel seda, et on ju, te tegite selle Vanamehe filmi, et kas te arvasite, et see tuleb ka nii edukas, kui see tuli või? Ma ei arvanud tegelikult otseselt, ikka nagu lootsime, et inimesed lähevad vaatama seda filmi ja niimoodi. Aga jah, või ma ei otseselt arvanud. See, kui me tegime seda esimese osa juba, ega me eluses ei arvanud, et me oleme mingisugune, nüüd räägib teiega mingi 11 aastat hiljem. Kui teeb mingi Kunstiakadeemias, äkki ta läheb seda kuradi lehma tupp ära vaates 11 aastat hiljem. Ei, no edasised plaanid on mingi... et ei arvanud. Jah, öeldakse ka, et see on Eesti edukaim nukufilm. Seda küll, aga oskate nimetada veel mingeid Eesti täispikkasid nukufilme muidu või? Ega eriti pähe. Ei no miks ta, Vanamees on ju nii hea. No Vanamees on ikka kõige parem, jah. Panime ära raisk. Panime ära teistel. Aga see, et kuidas see on Vanamehe kõik need multikad ja filmid tehtud on, see on ju savi animatsioon vist või? Ta on nagu nukuanimatsioon või stop motion öeldakse inglise keeles. Et otse meil nukud tegelikult ei ole nagu savist tehtud. Alguses olid näod plastiliinist tehtud. Aga nüüd nad on tehtud. See on Vanamehe YouTube kanal, see How to Basic Style video ka. Aga nüüd sellest mängust, et Järv võib seletada kõik reeglid. Meil on siis 10 Vanamehe multika tegelast siin. Ma ütlen ühe vihje. Ja kes ennem ära arvab, saab siis 2 punkti. Ja kui keegi ära ei arva, ma loen teise vihje, et kui ikka keegi kui keegi siis arvab 2 vihjega, saab 1 punkti ja kui üldse ei arva, siis on 0 punkti ja 10 tegelast enda. Kiiruse peale. Meie oleme siis 2 tiimis. Meie oleme tiimis või? Ei, meie oleme. Ma tean, päris hästi tegeles. Ja kui me... Mina arvan ka lihtsalt, jah? Ja sina arvad ka. Kes õigelt arvab seda punkti, on ju? Jah, et ongi siis meie SVGB versus Mikk. On nagu... mina ei osale muidu, ma loen neid. Ja kui meie kaotame, siis me peame lauda viina jooma. Nii, alustame. Esimene tegelane ja esimene vihje. Ta pidi ühe lapse ära tapma. Ma tean, kes see on see... mis ta nimi oli? See oli see, vaata... Piimavana või? Ma arvaks, et see on see... Vanamees?
kogun lambist peal. ma ei tea, mis ta nimi on, aga ühes osas ta vist torkas kastide sisse augud. Siis oli see Toivo või? Toivo vist, jah. Ma pakuks Toivo. Ei, ma loen teise vihje. See on 1 punkti peale siis. Ta annab teada, millal vanamees hakkab vaatama Õnne 13. See oli seal vanamees. Ma tean nüüd. Nüüd ma tean. See on see, kes kurat kireb, noh. No jah. punkt teile. See oli hea. Nii. Teine tegelane ja esimene vihje. Rätik on alati ümber pea. Kas see on Aino? Ei. No see on ju see, see Vanaid. Jah, nii on. Te hakkate jooma, noh. 2 punkti. Ma ei mäleta, Vanaidil oli nimi ka. Vanaidel on, tal ei ole nime, tal ongi Rätik pea ümber. Nii, 3. Väga sassis kollased juuksed. Kas see on Aino või? Ei ole. Aino. Aino. Kes, oota, kus ma olen seganud? Naabritüüp äkki. Jah, naabritüüp on. Meil ongi ainult ühel tegelasel juuksed vist, ongi vist naabritüüpul ainult juuksed. Nii, 4. Kitarrist. Kitarrist. Jah. Erki Nool. Ei. Vanamehe filmist Jaagup Peemek. Jah. Okei. 2 punkti. Meie läksime juhtima. Oot. Nii. Pidage hoogu. Nii, 5. tegelane. Väike laps, kes rööviti mardipäeval ära. Mart! Meil tuli ennem. Teil tuli ennem. Nii. Ma ei tea, kas mõlema ei taha kohta? Jah, pane mõlemale. Pane mõlemale. Thanks, tüübid. Aga mis mina pean tegema, kui ma kaotan? Me pole seda veel mõelnud. Mis sa tahaksid? Ma võin ka laudaviina juua. Aga mul vist ei ole tegelikult. Ma ei teagi. Ma saadan teile pusad. Ma saadan niikuinii pusad äkki või midagi. Ma pean teile merch'i saada. Suur aitäh. Sobib. Lihtsalt me Me võiks mingi loosi ka teha rahvale. Pusa peale äkki. vaatab, jah. Jah, me peame võitma. Me peame võitma. Okei. 6. 3 hambaga joodik. Naabrimees. Jah. Yes, oli. Naabrimees ta on. Naabrimees. 7. Ta arvab, et ta on Kirsti Timmer. Puujumal. Jah, nii on. See oli hea. 8. Laps, kes on targem kui välja näeb. Priidik või? Aino või? Priidik on. Priidik on tark või? Mitte sõimata, aga ma ei tea. Ma ei tea, et on tegelikult targem kui ta välja näeb. Nii. Okei, las on. 9. Lühikesed kollased juuksed. See Aino. Jah. Vau. See oli kiire. No, see eelmine oli ju kollased juuksed ei olnud Aino siis. No ma ei tea, selle pealt natuke võtsin. Ja nüüd 10. viimane. Kiirakas mõnikord kannab mütsi. Vanamees. Jah. Pekki ma ei jõudnud. Aga mul oli piimavana. Nii, arvutame 2 punktid kokku. Aga tegelikult naabrimees on ka kiilakas ja vahest kannab mütsi tõu. Jah, tegelikult küll. No, aga praegu oli teine vastus. Nii, meil on 12 punkti. Ja Mikul on 9. Yes. Ja me võitsime 3 punktiga. Davai, tüübid. Võitsite, ma saadan teile siis pusad. Suured tänud. Suured tänud, väga tore. Nüüd me ei pea lauda viina jooma. Ärge seda jooge. Me ei propageeri alkoholismi. No, jah. Vanamees, ma ei tea, mis ta seal peal. Jah. Õnneks ei ole vist nagu hea eeskuju. Väga hea eeskuju ei ole, jah. Et seal vanamees ja börsus filmis pani neid krõbuskeid ka hästi palju suhkrut ja pani lauda viina ka. Siis sai insuldi ka kohe.
no samas see on nagu õpetlik ju, vaata. No, kui sa nii teed, jah. nad insuldi, vaata. jah, tegelikult. Need on hea eeskuju, tuleb välja. Et mitte järgida. Vot, mis on jah. Aga mis on see? ei, las selle. Okei. Ei, ma lihtsalt ei teadnud, mis see jah, okei. Noh, küsime veel küsimusi teilt siis. Kas meil on siin küsimusi? ja mõned jätsin vahele. Ja päris palju. Jah. Kas me seda küsisime, et kust teil see idee tuli vanamehe multikast teha? Jah. See Petsiga koolis. Noh, Petsiga. Meil ka siin Petsi. Te olete paljude inimestega teinud koostööd, näiteks Vanamehe filmis Jan Uuspõld ja sellised näitlejad ja kõik sellised asjad. Kellega teil oli kõige meeldivam koostööd teha ja kui te soovite seda öelda, siis kellega kõige ebameeldivam? Ebameeldiv ei ole minu just kellegagi olnud otseselt, aga selle Jan Uuspõlluga oli hästi tore. See on naljakas, et Jan Uuspõld on nüüd selles Kivirähu filmis, mis ma teen, mängib ka kolli. Ma olen olnud ta on 3 mingis, ta mängis nagu piimavana, siis ta mängis põrsaussi ja nüüd sellest uuest filmist mängib ka kolli ja piimavanal oli nagu sõnaline roll, aga ta oli ka palju sellist karjumist. Põrsauss oli ainult mingi ja siis see uus koll on ka ainult mingi et mul on 2 korda Uuspõlluga stuudios, siis ta on lihtsalt terve mingi nagu häälitseb. Et see on väga muhe ja temaga oli väga lahe teha koos. Minu lemmik roll seal Vanamehe filmis oli Märt Avandil Lehm. Märtiga oli ka väga lahe. Jah, kõik jah. Kõik näitlejad, kellega oleme teinud. Jaagup Kreemiga näiteks oli hästi lahe teha. Et ma ei teadnud, et ta on nagu näitleja täiesti, et väga hästi tegid. Ja ma ka ise tean, et näitleja on. See tuli veits üllatus. Aga kas sa mõtled nagu see YouTube'i omadest? Jah, YouTube'i väedest. Jah. Et milline multikas võttis teil kõige kauem, et valmida nendest YouTube'i omadest, mõtleme? YouTube'i omadest, jah. Kurat, osad on vaata nii kaua aega tagasi juba tehtud, et isegi nagu ei mäleta võib-olla, aga võib-olla see 3. osa võttis päris kaua aega, et seal oli vaata see, kus kohas oli see Järveveel on lehma maitse juures. Et see oli nagu 2 lugu oli kuidagi ja minu meelest nagu nendest äkki võttis see päris kaua aega. Minu meelest see on veel montaažis mingisugune, monteerisime seda päris kaua. Kas see oli see lastelastega saunas osa? See oli teine, oli see 100 kraadi oli sees. See oli teine osa ja 3. oli see, kus kohas ta seal see sita seeni sõi. Jaa. See oli väge. Sita seened. Ekraanid musta. See ütleb ka. Kas keegi teine on ka teile kirjutanud, et koostööd teha, näiteks ka podcasti? Ja me oleme mingites podcastides oleme käinud küll, jah. Et on kirjutanud, jah. Aga jah, mingi Ajumähise podcastis käisime kunagi mingisuguses ja paar tükkiga on kirjutanud. Ja olete te millegi ära ka öelnud? Podcastidest või? Jah. Ma ei tea, ei ole vist otseselt, aga võib-olla mõne podcastiga, et ei ole lihtsalt jõudnud. Et osad podcastid on niimoodi, et sa pead kusagile kohale minema ka, vaata, siis on nagu raske seda aega leida vahest. Selles mõttes, aga. Väga meel, et te siia otsustasite tulla. Ei, väga lahe, teil on väga lahe podcast. Teil on ka hea, et te teete veebi teel, et muidu mul on keerulisem võib-olla üles leida. Meil oleks endal ka suht keeruline füüsiliselt kohale tulla. Mul on pidevalt transpordiprobleemid ja puha. Juba siia ei raske tulla. Jah. Siis siin rohkem küsimusi ei ole. Jah, võime lihtsalt küsida midagi. On teil veel midagi? Näiteks? Shout out to Village Boys, üle Prahi podcast, parim podcast. Suur aitäh teile. Ja töötüübid, väga cool podcast on teil.
jah , ja aitäh kutsumast , kurat . muidugi kui aitäh kunagi tulemast tulevikus veel midagi on , et siis võite alati kurat kirjutada ja ja tuleb uus film , kui tuleb välja , siis ma tuleks hea meelega räägiks veel . aastal Oh, ja oh. meil oleks väga hea meel sellega . Jaa. jah , et lepime siis kokku ja jah , räägime läbi . jah . Jah. et kas praegu kõik siis meile ? ma usun . et praegu on siis kõik , suur aitäh , et leidsid aega . tänud kutsumast . tšau , edu ja Davai , tšau tüübid . tšau , tšau , head aega . head vana aasta lõppu ja head aastat . Teile ka , häid kurat . mõõdumist põhi ka ikka .